ma ei õpi neist. Kui selle nime ära õpid, see ei ütle sul niikuinii midagi, siis sa peaksid lugema ja teadma, mis kohad tal on ja mis ta teinud. Ta on ju Venemaa uus president. Ja, no ja, aga see ei ütle sulle ka midagi. Sa peaks olema ennem teadma, siis mismoodi ta mõningates asjades reageerinud on. Ise peale siis? No mingisugust rada kaudu, nendel on ju ülevast kõik redelid täis seal mehi, kes ronivad üles. Teed assi sinna. Ma käisin kunagi Moskvas ka. Aga kuklid on ahjus. See oli 40. Kuklid on kõige parem. Mul on niisugune tunne, et nagu mul pidi veel midagi. Muidugi oli 40 suur põllumajandusnäitusega. No ma tean. Ma arvan, et ma Rootsist käisin ka kunagi Rootsist. Sa käisid Minskis? Jaa, kes me käisin Moskvas. Sa käisid ainult läbi, seal vaatasid need autas. Me olime pool päeva või nii. Küll oli siis ka. See oli 70 aastad algus. Siis tuleb nagu krõbedam. Aga see Eesti ja siis me, jah, võib-olla me käisime siis Leningradis. Ei, Eestis sa ei ole käinud. Tegi nii sooja ilma, et saad selle välja võtta. See pudeli paneme ära siis siia. See pole ilus. Seda sorti pole oli ka. No jah, see on see, aga sellega saab jässe kinni keerata. Aga ma ei saa nii ruttu panna.
siis tuleb uus otsida. Mängis nii ja poisid tegid ja siis ma sain varsti ja siis nii kui nad mu käest raha kätte said, siis nad litsusid kõik selle rahaga sinna Orisaare, noh, seal Orisaare, seal Saaremaa puhul on ka midagi ja siis sealt ta said nad nii nagu võtsid raha ära ja ma jäin siis üksi nugrutsema, siis varsti olin tüdinenud ja läksin minema nende ilust liivalosside juurest ka. Aga see oli muidugi, seal oli natuke selles mõttes suuremad pered, et minu isa elas seal ja samas talus nad kuidagi tükildest või kuidas see oli, ma ei tea, kas pool, tähendab, et isa õde Riina oli ka, tähendab, ütleme, nad said kuidagi pool või kolm, ma ei tea, kas oli, tähendab, Lootse Andruse ja Lootse, jah, võib-olla seal, ma ei tea, aga igatahes üks isa õde oli ka, nii et nad olid selle nii nagu ostmise puhul jagati ära. Aga sealt on mul muidu nii nagu mõni asi meeles. Ja need olid siis nõuksed, kus poisid mellitasid. Võtsid raha käest ära ja siis andsid mulle midagi nõuks, mis ma oli selle lossi, ma ostsin mingisuguse nõukse liivalossi ära. Ja jäin sellega üksi siis ja läksin üksi koju. Ja. Ma ei tea, aga me ei olnud väga palju, võib-olla ainult 2-3 aastat või mis me elasime seal. 2 tähendabki. Ja. Aga ma ei olnud nii ütelda, Saaremaad ma tundsin väga vähe. Tähendab, et seal ma olen hiljem käinud, aga ma ei käinud siis ka mitte kuigi kaugel Saaremaal, ma seal isegi Lootsel ei käinud, Muhus ma olin ühe korra, käisin jalgpalli mängimas, tähendab, siis oli Läänemaa Virtsu poisid olid ja mängisime muhulastega. Me võitsime Muhulasi ja siis ma käisin vaatamas ja see oli ainuke korter, siis ma käisin seal, jalutasin tammi peal, ma ei läinud täiesti üle, aga siis käisin seal ja siis vaatasin seda, mis neotalu tähendab seal tammist mitte väga kaugel oli need kohad, kus me viimati elasime enne Saaremaale minemist. Ja. Need, sõjaajades ehkeldes peale ja need paberid jäid, kuhu nad jäid, nii et mul kaasas neid asju palju ei ole. Aga ega need ei teadnud muidu seda, ma olin ju liiga pisik, et Ju oma mahla ära, siis ma pesen selle klaasiga. Ja. Kaupa müüma Tallinna ja siis nad tulid üle Muhust, tulid üle Kessu ja siis tulid jääd kaudu talve, tulid sinna Läänemaa rannikule ja siis olid Ankrule või? Ankrule jah, olid ööd seal ja siis sealt läksid vahepeal mõnikord läks minu isa Tallinna laadale siis või? Jah, Tallinnas ei olnud laad, aga läksid lihtsalt Tallinna, tähendab ostma või midagi müüma või ma ei tea, ma täpselt ei ole neid asju iial kuulnud, aga see võis nii olla, sest harilikult sai ju ühte teist, nad said niisugused lahtised kaubad või need võisid ju ära müüa koha peal seal. Aga siis niisugused, ütleme, kui tapeti siga või tarvis oli, meil oli üks lell, see Aleksei oli ju, kes elas, ma mõtlen nüüd lõpuaega, enne kui me seal Läänemaal olime, siis oli see Põllupanga direktor või tema oli ju Tallinnas. Ja need läksid siis, olid selle juures vist, temale ka kas see pool siga või kuidas need asjad olid. Ja sealt oli, mõnikord tulid siis need Muhu sugulasi või neid võis tulla, nad tulid, Kesse kaudu tulid nad üle. Kesse laid on ju... Kessu. Jah, Kesse või Kessu, võib-olla mõlemad pidi ma ei oli kindel. Aga see oli siis, see on keskel suurt väina ja see on umbes meie kohal, sealt üks väin,
üks laid on veel siia Hiiumaa poole ja siis selle Ülemuse poole, mis läheb Tallinna, Lahtise mere poole. Aga siis nii et need, kes tulid meil, nad tulid hobustega talvel siis üle Kesse ja siis meile ja siis läksid hobustega ja meilt läksid Tallinna müüma. Tallinnat müüdi kauba, seda neid väga võib-olla, et ei olnud mitte väga sageli, et need muhulased ka Tallinna läksid, aga siis nad igatahes tulid meile ja olid öömaal seal, aga võib-olla küllap nad käisid ka. See oli, sest meil oli sel ajal oli ju see Loolja isa oli Tallinnas Põllupanga direktor, nii et see, kui nad viisid, siis viidi temale ka üks pool siga või kuidas need asjad olid. Ja see oli siis, nad olid, meil oli see öömaja enne kui nii tagasi minemisel kui ka siis Tallinna minemisel. Ja see oli peale nii nagu Puurelis. Ta uus faas või kus ta oli? Ei, ma ei tea, ta evakueeriti jah, aga kas nad läksid vist jah, nad olid evakueeritud võib-olla. Nad oli seal UFA-s või kuskil seal? Ja jäid polje ja need tulid hiljem, aga ma arvan, et Lell vist suri kuskil, no jah, aga see võib olla, ma ei... Mul on see kuskil üles kirjutatud. Kontrollin seda. Hakkasin mõtlema, aga vist Aleksei läks ka Venemaale. Ja läks küll. Ja siis ta surigi sinna Sibirisse. Täitsa õige. See on üles kirjutatud kuskil. Ennem Põllupanka seal ja sel ajal siis, kui minu isa selle koha sai, siis ta oli juba seal Talurahva Põllupangas juba. Ta oli osakonna juhataja. Jah, Tallinna osakonna juhataja oli, aga seal oli siis ja võib-olla, et tal oli mingisugune vene mees ka kuskil või tuli see sõja ajal midagi, tal oli vist üks niisugune. Ja ma ei olnud, kus võib-olla, et mul olid mõned märkmed, aga see nii, et tema oli, ma arvan, see oli vist niiviisi, et see Tallinna Põllupanga, tähendab, direktor, see mobiliseeriti, sai Lell nii nagu tema asemel, kas ta oli alaliselt määrati kohe, aga siis nii, et tema jäi nagu Põllupanga Tallinna osakonna juhatajaks ja oli siis nii nagu Eesti ajal läks edasi, kuni ta siis surm kustutas. Need Muhus oli see, mis oli Mäemihkel oli vist. Nii, et kui nad käisid Tallinnas, nii et käisid, olid meil öömajal siis. Aga neid jutte on kuidagi vanasti räägitud, aga siis hiljem tulid muidugi, kui Virtsu raudtee tehti ja siis muutus pilt. Aga see oli vist ju, mille raudtee tehti vist Eesti ajal juba. Virtsu ristile, tähendab, muidu ennem oli nii, et meilt pidi hobusega võidi Tallinna minna, aga siis hiljem oli muidu oli tähendab raudteejaam, tuli mitte Lihulas ei olnud, vaid see oli ristil, tähendab, et kui Matsav laht tuleb ja sealt läheb siis see, mis see jõgi ongi. Kassari. Kasari jõgi jah, jookseb sinna Matsav lahe sisse ja see on sealt, see ei ole mitte väga kaugel, tähendab, kui me Lihulas koolis käib, see näeb sealt. Aga need olid Lell tükeldas Läänemaalt neid ühe terve rea mõisaid, nii et sinna meie külas olid kõik need 13 peret, mis olid, tähendab, et seal oli natuke see või et Lell siis nurka pidi aitas või et Liisa sai selle Kukemõisa maja. See oli onupoja poliitika. Ei olnud mingisugust onupoja poliitika. Onupoja ei olnud.
kui sina olid täitsa võõras võhivõõras, sa ei olnud haisu ka tulnud mitte sealt puud. Sealt ma segan ära, need muhulaste jutud olid head, aga siis tulid Vene madrused olid pandi meile ja neid oli ka seal mõni, jah, 3-4 aastat olid nad. Nii meie puhtad toad või need võeti madruste alla. 13 meest oli nagu grupp, nendel oli siis valvepost oli neil seal Kõrtsi Tornis. Tähendab, sealt oli siis vaatasid kiikriga Kessu poole. Kessus olid vist sakslased või sakslased tulid ka Saaremaale ja siis Kessu tulid ka, aga siis Suuremaale jäid nii-ütelda Vene sõjavägi. Ja siis olid, seal võis juba revolutsiooni olla ja võib-olla ka eestlasi hakkas tulema, aga see oli siis nii, et Saaremaa oli nagu Saksamaa või siis tähendab liitlaste käes ja meie olime siis... Hej, nu kan du sitta där vid... Du får nog sitta där, Heino. Ja, för att han har du långa har så ben. många ben. Flytta henne. Då sitter Josef där då, Ja. eller hur? Ja. Fjuffigt Bara blåsa. säg Salle. Det finns juice och det finns cider för ungdom som vågar sig på alkohol. 2,2 volymprocent. Jag känner oss. Man visste. Jag sa ju gå på sisse. Nej då. Hörni, här är, om ni petar bort, här är ansjovis, marinerad ansjovis, men det här är också gott till. Varsågoda och ta en, det är liksom en salt och skicka bröd. Emelie kan börja. Vad man gjorde sådana här. Det är inga ben. Är benen kvar då? Nej, jo, ryggbenet är kvar, men inga inälvor alltså. Men ryggbenet är kvar. Sen du lepsia juurelle. Fisksukapp. Du har behållit smörkniven, Kim. Kui sa räägid, et sa ei tegele poliitikuga. Ma võtan juus. Naimasta ei olnud ühtegi pilti. No ma ei tahtnud lämme jooks. Nii ja sa ei saa näha, kui ma ütlen poolest kuud ennem, et Venemaa pani seal kokku. Väga läib teistmoodi, ta on ikka nii nagu ta on. Ei ole üldse. Venemaad pole alles, kommunistlik partei on keelatud. Leningrad ei ole alles, tead sa seda, Joosep, et nüüd on Sankt-Peeter. 19. august. Saared ei ole alles, midagi ei ole alles. Ja Eesti on iseseisev riik, ilma... Jag med. Jag åker till Sverige. Mida sa Mia, räägid? ska du också till Estland nästa år? Mida sa? Oli ingen röd lampa på den videon som vi är på våra videos. On, aga ma olen selle kinni. Ingen var minu poole. Nii ma ei tea, kas sinul saab. Ja kui keegi saaks aru, et keegi filmib, kuidas seda siis. Ega te ei tea millal. Nej. Ma vet inte när man filmar. Seda siin peab ma inte på den här. Kommer inte ihåg.
on jälle iseseisev vabariik. Kui oleks keegi seda meile öelnud 5 aastat tagasi, me loomulikult ei oleks teda uskunud, vaid oleksime vastavad isikud kas nõdrameelseks või sobimata naiivseks. Ka ei oleks sel teemal naljatamine lubatud olnud, sest Eesti traagiline saatus ja kaotatud vabadus oli meile peaaegu püha, millest võisime rääkida ainult murtud häälel ja pisaraid pühkides. Me ei oleks uskunud veel aasta eest ja ei oleks hoopiski uskunud veidi üle kuu aja tagasi, kui Vene tankid veeresid Tallinna tänavatel ja Vene sõjavägi oli vallutamas Tallinna teletorni. Arvasime, et nüüd on kõik läbi, et on tulemas uued terroriaastad, uued veresaunad ja uued küüditamised. Me ei suuda õieti uskuda veel praegugi. Me teame oma mõistusega, aga ei suuda justkui täiesti tunnetada seda suurt rõõmusõnumit, et Eesti on jälle iseseisev vabariik, tunnustatud peaaegu kõikide teiste riikide poolt maailmas. Kõik need aastad Rootsis, varsti ligemale 50, oleme olnud põgenikud, pagulased, kodumaatud. Ja me oleme pikapeale selle oma rolliga ära harjunud. Esimesed aastad ei tahtnud me muidugi seda saatust aktsepteerida ja põhimõtteliselt me küll ei aktsepteerinud seda kunagi, vaid jätkasime võitlust iseseisva Eesti eest. Ma mõtlen eriti neile meie seas, kes väsimatult on käinud koosolekutel aastast aastasse või kas või neile, kes viimase aasta jooksul igal esmaspäeval on seisnud Eesti lipuga Foorumi torul. Külma ja vihma ja igasuguseid. Selleks, et tuletada maailmale meelde ülekohut, mis meie maale on osaks saanud. Ja nüüd ongi kätte saadud iseseisvus, oodatud ja tagaigatsetud, aga siiski ootamata. See on nii suur rõõm, et me peaaegu ei oska sellega midagi peale hakata. 2 nädalat tagasi võisime Rootsi televisiooni kaudu jälgida kätte võidetud vabaduse pühitsemist Eestis, Tallinna Lauluväljakul. Vaartepilt oli teatud mõttes hämmastav. Inimesed ei hõisanud ega näidanud vaimustust, vaid istusid sel rõõmupäeval tõsiste ja murelike nägudega. Lipud lehvisid ja peeti kõnesid, aga aplausid olid väga mõõdukad. Nagu keegi meie noortest siin asja väljendas, et kui ei teaks, et see on rõõmukokkutulek, võiks arvata, et on heinakokkutulek. Meie Rootsi sõbrad ja tuttavad küsisid imestunult, et miks rahvas ei juubelda. Osa sellest natuke süngest vaatepildist võis muidugi panna külma, ilma ja vihma arvele. Aga see pole kogu tõde. Eesti rahvale kodumaal on nii rõhumine ja löögid kui ka vabaduse mõiste hoopis elulähedasemat ja konkreetsemat laadi kui meile, kes jälgime asjade arengut siit kaugelt heaolumaalt. Nemad elavad selles. Nad näevad oma silmaga ja tunnevad omal nahal või oma kõhuga, et hindade tõus jätkub, et poed on ka peale iseseisvuse kuulutamist tühjad, et
maa on riisutud ja reostatud ja venelasi täis täpselt nagu varem. Ja nad saavad aru, et siin ei ole ainult päevade ja nädalate küsimus, vaid aastate ja aastakümnete, enne kui Eesti riik jõuab kõikidest raskustest üle saada. Kindlasti tunnevad nad oma südames rõõmu ja on õnnelikud vabadusele. Aga nende piinatud olukord ei pane neid ehk otseselt juubeldama ja hõiskama. Ka meie rõõmukarikas on kibedaid tilku. Ennekõike minevik. Me ei suuda unustada minevikku, kõike seda, mida me oleme kaotanud, mis meilt okupatsiooni aastatega on röövitud. Omakseid ja sugulasi, meile kalleid, lähedaid inimesi, kes on Siberisse viidud või tapetud. Uus vabadus ei ärata neid enam ellu ega too neid meie juurde tagasi. Aga me ei peagi midagi unustama. Just nende me kadunud omakste ja kõikide teiste kannatanud eestlaste pärast peame meeles pidama ja dokumenteerima seda, mis on sündinud ja viima teadmise sellest edasi Eesti tulevikku. Seda me olemegi neile võlgu. Ja et Eestil on olemas tulevik, sellest oleme nüüd saanud kinnituse. Iseseisvus, vabadus, mida see tähendab? Me ei tea, kui palju aega ja kannatusi kulub selleks, et Eesti Vabariiki jälle üles ehitada. Aga peaasi, et me teame, et see sünnib. See teadmine ongi see suur rõõm, mis meile nüüd on osaks saanud. Isiklikult kurvastan selle üle, et minu isa, kes suri 3,5 aastat tagasi, ei jõudnud näha seda päeva, kui Eesti uuesti vabaks kuulutati. Teadmine sellest oleks tema elu viimsed päevad rõõmsaks teinud. Ja nii see on. Rõõm ja kurbus käivad kogu aeg käsikäes. Ei olegi vist ühtegi rõõmu päris ilma kurbuseta. Ja vahel me ei saagi aru, kumb see õieti on, mis meil südames on. Kas rõõm või kurbus. Olen mõelnud, et inimene on õieti imelik. Vist on kergem kurvastada, kui õnne tunda. Kaebamine ja pisarate valamine on ka justkui tänapäeva ühiskonna poolt rohkem aktsepteeritud. Maailmas on ju nii palju hädasi ja õnnetusi, kõik kaebavad. Rõõmustamine on aga kohe natuke kahtlane või isegi ebamoraalne. Äkki ikka sünnib kellegi teise kulul. Võib-olla ka kardame enneaegselt rõõmustada. Mõtleme, et äkki juhtub ikka veel midagi halba ja siis peatume. Seepärast nagu ei julgegi oma südant täielikult avada. Aga sellest on kahju, sest rõõmuhetkeid on elus niigi vähe. Võtkem vastu see rõõm, mis meile antakse. Me oleme selle ära teeninud. Iseseisvus. Mis see tähendab meile, kes elame väljaspool Eestit? See tähendab, et me ei ole enam kodumaatud. Me ei ole enam õnnetu maailma laiali paisatud rahvakind, kellel ei ole kuhugi minna. Olude sunnil me ehk ei suuda tagasi pöörduda.
sest meie elu paremad ajad on kulunud 50 aastat kestnud okupatsiooni vältel. Aga ei saa öelda, et meie elu seepärast oleks olnud tuluta või maha visatud. Just vastupidi. Me oleme selle pika ja väsimatu võitlusega saavutanud oma eesmärgi. Oleme kõik omamoodi kaasa aidanud Eesti vabaks saamiseks. Aga mis siis nüüd? Mida me nüüd hakkame tegema? Nüüd seame ette uue eesmärgi. Me võitleme edasi ja aitame kaasa rüüstatud kodumaa jalule seadmisele ja ülesehitamisele. Ees on jälle pikk ja raske teekond, aga see annab meile funktsiooni ja elu mõtte. Niisiis, olgem rõõmsad täna, aga käärigem käised üles homse Eesti heaks.